Astronoomidele on täna midagi põnevat taevas. Kõigile, kelle meeldib taevast vaadata, on võimalus näha kahte kõige eredamat planeeti, Jupiteri ja Veenust, omavahel lähestikuses. Vaade võib tunduda nagu mõnes ulmefilmis, kuid asja kurb osa on see, et seda pole Eestis näha. Kuid järgmine kord, kui selline asi uuesti juhtub, on aastal 2065. Mina olen Jürgen ja te vaatate kosmosesaadet. Rosetta komeet, kuhu inimkond saatis sondi maanduma, kuid maandumine ebaõnnestus. Uudis komeedilt on see, et täna on jõudnud avalikkuse ette pildid 11. veebruarist, kui komeedil toimus eruptsioon. Arvatavasti on toimunud suurem maanihe ja seda näeme ka järgmistest piltidest. Lõpetuseks on ka uudiseid hiljuti avastatud maa sarnasest planeedist, mis tiirleb siis Proxima Centauri ümber. Planeedi kohta teame nii palju, et selle nimeks on pandud Proxima B ja see on 1,3 korda rohkem massiivne kui maakera. Kõige suurem uudis on see, et Proxima B asub tähe eluks vajalikuks tsoonis ehk siis alas, kus vesi saab eksisteerida vedelas vormis. Proxima Centauri tähe näol on tegu punase kääbusega, ehk siis tegu on vägagi väikese tähega. Planeedil Proxima B võtab ühe tiiru jaoks ümber oma päikese aega 11,2 siis meie päeva, sest tegu on tõsiselt väikese tähega. Ainuke jama on nüüd selles, et kuna planeet on nii lähedal oma tähele, siis planeet saab oma tähelt 400 korda rohkem X-reid kui meie maa. See, et see planeet avastati, on ka kinnitatud teiste observatooriumite poolt siis üle maakera. Lisaks on ka avastatud, et Proxima Centauri tähel võib ka olla teine planeet, kuid siis tunduvalt kaugemal. Tänan, et vaatasite järgmist episoodi. Nüüd login välja 4 subscriberiga.